Nii, tervist, ma olen Illar Kopp Inevalt ja praegu ma sõidan uhkelt siin laulja Ergo Korbi autos, sõidame Tartu poole Eiki Ainsalu juubelile. Aga Ergo, räägi, kui tihti sul jälle Tartus on asja olnud, eks ole, kontsert tegemust või milles viimati käisid Tartus? Tartus käisin viimati eelmine kuu jaanuaris oli. Aga ikka satub ju uus korra näiteks, nagu täna. Ja kui tihe sul näiteks märtsikuu töögraafik on? Märtsikuu on tihe, nädalavahetused on kinni. Nüüd on naistepäev ka veel tulemas järgmine nädal, siis on lõpsin 3 päeva jutt jälle ja siin eelmine kuu oli isegi veebruari lõpp oli, kus oli 5 päeva jutt esinemised. Kogu aeg on selline, aga alati võib tellida ja leida vaba uhke. Aga kui keegi soovib sind tellida, et kui ta ei tea, kuidas tellida, et kuhu peaks töötada või ütle oma kontaktäkki? No kõige parem on 112 kindlasti. Sealt saab alati teada. Ergo koduleht on, näiteks kui lööd Google'isse sisse Ergo, siis üks on kindlustus ja teine on minu koduleht, et ergodeband.com ja Facebookis ka loomulikult Ergo Korbi nimel. Numbrit ei taha öelda? Ei taha, aga see on netis olemas. Selge. Mul 20 aastat sama telefoninumber, nii et kõik võite helistada ükski millal. No vaat. Ja nii, et kui kellegi oleks, aga kas sul näiteks jaanipäev juba kinni on? Jaanipäevad on mul see aasta on 3 päeva. Juba läks eelmise aasta sügisel kinni ära, nii et ja vana aasta õht on juba sel aastal kinni. Nii et sa oled isegi nõutam artisti pole Vanne Veski? Absoluutselt. Ei kahtlegi. Ja näiteks... Räägi, Illar, sina ka midagi. Mis sa Tartus teed päeval? Mis ma siin teen? Ma pole Tartus... Õigus Illar Kohlovast konjakit jooma. Pole Tartus ju teame saas käinud tegelikult, aga viimati käisin aastaid tagasi, siis kui Manu Bella ja Rokke Tebelaka nende üritusel siin uuletamas käidud. Aga nüüd ma vahepeal hakanud laulma ka isegi natuke, et ennast käib naerma. Et kirjamees on laulumused takka otsa, aga näed, Ergo Korp on see mees, kellega ma esimese laulu Aiamaa tegin, et täna me laulab seda laulu ka ühesõnaga. Ja siis Eiki Ainsaluga mul 3 laulu tehtud Aiamaa ja Ergoga. Aia pragu on ju. Diskurivalss, siis Suvi kuum ja nüüd on Vana paar ühesõnaga, et neid laule lauda. No neid leiab ka juhtud. Sa pidid räppima ka hakkama, ma kuulsin. Ma luuletust on ka olemas. See ongi peaaegu sama nii. Aga me jõuame kohe varsti Tartusse ja siis... Aga räägi üks põnev lugu ka esinemisest ka seoses. Pole põnevaid lugu. Kõik esinemised on nii kaua. Tegelikult on see, et põnevaid lugusid on hästi palju. Põnevamad hetked on veel ees, nagu öeldakse, et elu kaunimad aastad on ees ja plaan on 10 last saada ja suur pere ja palju toetusi. Aga palju sul laul üldse repertuaaris on? Minu enda kirjutatud lugusid, mis on, repertuaar on see, mis ma esitan nagu juubelil või kõrtsis on, see kuskil seal ütleme, oleks valida kuskil 300 loo. Aga enda kirjutatud lugusid on mul, mis on autorite õigus registreeritud nii sõnuande kui viisi näol on kuskil 80 lugu, nii et selle 17 aasta jooksul, mis ma olen nagu tegutsenud. Aga milline laul on kõige nõutum? Pidudel. Kõige nõutum laul on praegusel hetkel, ma arvan, on see uus lugu Vastuseid teanud, mis töötab väga hästi. Kindlasti Patuga pooleks, siis, mis oli meil tollel see Kristaga tehtud lugu Ainus, mida soovin, siis on see Kohus, need alkoholilõhnast, ja Aiamaja on ka küsitud muideks. No näed. Ja aga muidu meil läheb hästi. Kuidas sul need laulud ikka sünnivad, et kas sul hakkab mingisugune kõrvus, mingisugune helin? Sa ennem küsisid, et kas magades ei sünni, kuna ma näen õudu surenet, et mul on hästi patune hing, nii et Patuga pooleks. Et see on selline, hakkad nagu sõrmitsema kitarriga, et kuna see on minu põhiinstrument, mida ma valdan, siis hakkad tegema ja hakkab mingi asi sul nagu jooksma. Ja loomulikult, kui näed mõnda kaunist tütarlast näiteks või puid vaatad, kohe laul tuleb. No võt. Näed, see toksis kuu otsas. Aga sa Tallinna Sõnnurattaga ka esinemised käinud? Ei ole. Aga läheksid kutsutakse
või? Muidugi lähen. Ma tulen igale poole. Näed, isegi täna lähen sinuga koos esinema. No näed. Ja ei löö risti ette. Et lennuratsas on selline koht, kus puudub istumisvõimalus, ma paljult andsin kogu aeg, et sellega võib arvestada. Siis on see, et on püsti asend kogu aeg. Jah. Aga Ergo, ole tubli siis ja lõpult tulge Tartusse. Nii et selline väike intervjuu siis sõidu peal mul Ergoga, nii et tšau kõik.